No tere taas, kena pärastlõunat kõigile Eesti jalgpallinautlejatele. Alanud on uus nädal ning see tähendab meile muidugi ainult värskeid ja põnevaid jalgpalliuudiseid, mida me kõik siin üheskoos toredalt lahata saame. Tänaseks kuupäevaks on 29. mai ning saatejärguks number 12. Lähme otse asja juurde. Itaalia naiste Serie A viimases voorus teenis Eesti koondislane Vlada Kubassova juba esimesel minutil penalti, mille ta jättis aga kahjuks realiseerimata, kuna vastaste väravat Nicole Larialil õnnestus löök tõrjuda. Kubassova koduklubi Como pidi seejärel kahjuks võõrsil leppima 1-2 kaotusega Sassuolole. Põhikoosseisu kuulunud Eesti koondise ründaja vahetati välja 58. minutil 0-1 kaotusseisus. Nõmme United teatas Facebookis, et ründaja Egert Õunapuu viibib testimisel Belgia kõrgliiga klubis Gent. Õunapuu on viibinud Genti juures alates esmaspäevast saati ning ta treenib duubelmeeskonnaga ja osaleb nendega ka paaris sõpruskohtumises. Genti juures viibib testimisel ka Õunapuu eakaaslane Tallinna Kalevi ääreründaja Ramol Sillamaa, nagu teatas Kalev üleeile. Sillamaa treenib samuti duubelmeeskonnaga. Frank Liivak tegi pika palli vedamise ja tsendeldusega eeltöö väravale, millest tema koduklubis Sligo Rovers võitis Iirimaa kõrgliiga liidrit Terry Cityt. Kohtumise ainus tabamus, millesse eestlane andis suure panuse, sündis juba kohtumise 4. minutil. Värava autoriks oli William Fitzgerald, vahendab soccernet.ee. Liivak tegi kaasa kõik 90 minutit, tema tiimikaaslane Bogdan Vatšuk jälgis mängu varupingilt. Inglismaa jalgpalli kõrgliigas sai Leicester City võõrsil 2-1 jagu West Ham Unitedist, kuid langes võidust hoolimata Premier League'ist välja, kuna Everton alistas 1-0 Bournemouthi. 2014. aastal kõrgliigasse tõusnud ja 2016. aastal Inglismaa meistriks tulnud Leicester lõpetas tänavuse hooaja 34 punkti ja 18. kohaga. Everton edastas neid 2 punktiga ning säilitas koha kõrgliigas. Välja kukkusid ka Leeds ja Southampton. Leeds kaotas hooaja viimases mängus kodus 1-4 Tottenham Hotspirile ning sai liiga tabelis 31 punktiga eelviimase koha. Southampton, kelle väljalangemine oli juba varasemalt teada, mängis kodupubliku ees 4-4 viiki Liverpooliga ja lõpetas hooaja 25 punkti ja viimase kohaga. Kuigi Tottenham alistas hooaja viimases kohtumises 4-1 Leedsi, siis ei piisanud sellest, et tõusta Euroopa liigasse koha tagavale 7. tabelikohale. Põhjuseks see, et samal ajal tegi oma töö ära ka Unai Emery ning Aston Villa, kes alistasid oma kohtumises Brightoni 2-1 ning tagasid 1-punktilise edumaaga endale koha Tottenhami ees. Harry Kane on sõltumata oma meeskonna kesisest hooajast Premier League'is suutnud siiski kirja saada sel hooajal 30 väravat. Tegemist on teise korraga, kui mees saavutust kordab, esimest korda õnnestus see tal 2017-2018 hooajal. Kuna Tottenham aga Euroopasse endale kohta järgmiseks hooajaks ei taganud, siis suure tõenäosusega on nüüd lõpuks Kane ka valmis suvel meeskonnast lahkuma. Kus näeksite ründajat järgmisel hooajal mängimas teie? Andke meile kommentaariumis teada. AC Milan kindlustas Itaalia kõrgliiga eelviimases voorus uueks hooajaks meistrite liiga pileti ning tegi kindlaks, et Torino Juventusel esinelikusse asja ei ole. Milan vajas Torinost vähemalt viigipunkti, samal ajal kui Juventust rahuldas vaid võit. Võimaluste vaese ja võrdse heitluse kallutas aga moe pealinnaklubi kasuks Olivier Giroud, kelle filigraanne pealöök avapoolajal lõpus jäigi kohtumise ainsaks väravaks. Barcelona jättis hooaja viimases kohtumises ilusti hüvasti oma klubi legendide Sergio Busquetsi ning Jordi Albaga. Pärast kohtumist küsiti Xavilt, et kas Messi peaks samuti sellise täismaja ees lahkumismängu saama, mille peale vastas mees järgmiselt. Muidugi väärib ka Messi sellist hüvastijättu. Me oleme kõik selles osas ilmselt ühel meelel. Me kõik armastame Messit, aga see ei tähenda, et ta ilmtingimata tagasi tuleb. Ta on ajaloo parim mängija ning palju sõltub ka sellest, mida ta ise soovib. Ja selliseks meie saade täna osutuski. Loodame olla tagasi värskete jalgpalliuudistega juba homme. Kui teile meeldib see, mida me siin teeme, siis palun likeige, share'ige ning kommenteerige seda videot ning muidugi pange meie kontole ka subscribe. Jälle nägemiseni!